25 aasta tagused sündmused lõppesid meie jaoks veretult ja õnneks monumendiks seatud graniitrahn ei tähista ühtegi ohvrit. 3 tol ajal otseselt Toompeal toimunuga seotud mees saavad meenutada siin olnut. 15. märts oli niisugune omamoodi traagiline, aga võib-olla ka ajaloo jaoks õnnelik päev, kus Toompea lossi väljakule kogunenud interrinde miitingulised murdsid Toompea lossi sisehoovi. Ja tolleaegne valitsusjuht Edgar Savisaar pöördus raadioteel rahva poole, kutsudes rahvast appi valitsust kaitsma. Kordan. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Vabariigi valitsus kutsuvad rahvast valitsushoone kaitsele Toompeale. Meid rünnatakse. Veel samal õhtul ja öösel võeti vastu otsus selleks, et tagada kodanike julgeolek ja turvalisus ning rahu, moodustada organisatsiooni Eesti Kodukaitse. Kodukaitse loomist juhtinud Henn Karitsal on komandandimajaga väga otsene side. Kui kodukaitse moodustati ja oli ju vaja ka staapi ja sellesse majja me saime siis 2 ruumi. Kõige tähtsam oli muidugi see, et kodukaitse alustas siis nüüd augustis just. Oli kohtumine valitsusjuhiga siinsamas Toompeal üle Eesti. Kutsusime kohale malevate juhid ja siis tegime ettepaneku, et meil on 10 000 meest. Paneme siis selle lõuna- ja idapiirile. Ja peaminister teatas Eesti rahvale, et kodukaitse läheb Eesti ida- ja lõunapiirile lahti lõikama majanduspiiri nime all reaalset Eestit impeeriumist. 91. aastal valitsuse salajas sidekeskust juhtinud Aadu Jõgiaasal oli meenutada ka nii mõndagi, millest varem juttu pole olnud. Pika Hermanni tornis oli televisiooni tagavarasaatja vist 9. kanalil. Nii et kui oleks, teletorn ära võetud, saated oleks jätkanud tegemist. Lisaks Eesti raadiol ja Eesti televisioonil olid jälle need samad konspiratiivgrupikesed, kelle jaoks olid korterid valmis, kelle jaoks olid, kõllid, klipid, kõik olid juba kassettmakkide peal valmis, et kui peaks kuskil suvalisest korterist alustama saadet edastamist, siis inimesed olid selleks valmis. Nii et see teletorn, kui Eesti vabaduse sümbol, võib praegu öelda, ei omand side ärakaotamise poole pealt mitte mingisugust tähtsust. Siin on väga palju asju, millest ei ole üldse ajakirjandus rääkinud ja kunagi ka küsinud ja endal ei tule nagu ka pähe rääkida, et mis veel juhtus. Kui nüüd juttu ajate, siis tuleb kindlasti kohe meelde, et peaministri jaoks oli põgenemise pakikene valmis pandud, kus oli väikene tasku raadiojaam koos isikute nimekirjaga, keda võib Eesti riigis usaldada, kelle poole võib tema pöörduda, kus tema saab sidevahendid. Kõik need asjad olid ette valmistatud.